sekundit, see on meie võimalus nüüd, me oleme seda mängu korra juhtuni. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor. Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? 5. veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Tervist, head korvpallisõbrad, kuivõrd on koondise paus, siis ka meie oleme enda saates vaikselt koondise asjadele ümber lülitumusega. Loomulikult pooleldi teeme ikkagi juttu juba käimasolevast hooajast ka. Mina Rasmus Oolaid tervitan enda paremal käel taas head sõpra Tiit Liblikut. Tervist, Rasmus. Ja, et käimasoleva hooajaga seoses siis võib öelda, et meil on siia Tallinnas üks Tartu mees ära eksinud. Marku Silver, äkki oskad öelda, mis puhul Tallinnas viibid? Peale selle muidugi, et siia suurde podcasti jõudsid. Tere ka minu poolt, et nagu me teame, siis koondise nädal on see nädal ja sain ka esimest korda kutse, et väga suur au on nii-öelda see kutse saada ja siis selle tõttu ka Tallinnas olla. Kas sa juba tead, mismoodi ruukisid koheldakse Eesti koondises või? Eks täna ole näha. Sa ei ole aimugi praegu või? Ei ole väga rääkinud. Aga kas see tegelikult mõned suved tagasi oli see nii-öelda mingisugune järelkasvu koondis ka, et kas seda sa siis nagu ei loe selleks esimeseks korraks või pigem just tänavu, mis on see? No järelkasvu koondis jah, et olid ikka ju tegid seal nende teistega ka trenni, aga otseselt ju nii-öelda see oli ikkagi B-koondis, ma ütleks, et A-koondise kutse on see esmakordne. Ja tänaseks võid sa kindlalt peita ka, et Sloveenia vastu oled 40 mitti põhis ja kõik on teada? Ei, see selgub alles trennis. Aga mis sul siis päevakava, me räägime täna esmaspäeval, mis sul siis päevakava välja näeb täpsemalt? Täna ongi ainult nii-öelda testid, pildistamine ja siis õhtupool on ka trenn. Ainult, see on nagu ainult osa või? Et võiks rohkem olla juba. Ma tean, et mõned alles ju kas sõidavad või on juba alles kohale jõudnud ja eile mängisid ka ja mõned alles veel. Ei, ma mõtlengi, et see kõlab juba nagu ikkagi mingi 5-tunnine operatsioon vähemalt, 5-6 tundi. Testid, pildistamine, üks trenn. Eks ole näha. Ilmselt mingi koosolek ka või? Kavas kirjas ei olnud, aga ma arvan, õhtul saab paremini teada. Kõik on ühes samas kohas ka või? Ja Unibetis. Okei, ja pildistamine ongi siis nii-öelda siuksed valikmängu ametlikud pildistamised, et vorm selga ja siis profiilipildid. Pall käes ja tee äge nägu pähe nii. Ja millal lendate, mis on kava Eesti programmi lõpuni ja mis siis Sloveenia sees ootab? Ega ma väga täpselt ei teagi praegu, et praegu on päevaga mõndud kava, aga nagu ma arvan olen saanud, siis kolmapäeva õhtul äkki peaks lend olema. Ja siis reedel mäng ja siis sealt edasi. Aga räägime natukene siis Tartust ka, et Eesti-Läti liigas täiesti alistamatud, pole ühtegi kehva sõna ilmselt öelda, Eurosarjast jõuame ka veidi hiljem rääkida, aga võib-olla siis alustuseks siit kohalikust liigast, et kuidas üldse sul see sisseelamine siia käis, et ja kus me tänaseks oleme, et kuidas kõik siis sujunud on? Ma ütleks, et hooaja algus on läinud liigagi positiivselt, et ise olen ka üllatunud, et nii hästi on läinud, et võistkonda vaadates ma nägin, kes meil koos on ja ma teadsin, et meil on nii-öelda võimalus Eestis nii-öelda topis olla, aga et 10-0, et see on kerge üllatus ja et ise ka nii hästi käima olen saanud ennast siin, et kui ei ole kaua mänginud, et see on ka positiivne üllatus. Väiksed probleemid on sul tervisega olnud, eks ole, mingid mängud on vahele tulnud jääda. Räägi see tervislik pool lihtsalt lahti ja kuidas sul praegu seis on? Ei, praegu on seis hea, aga ma arvan, see ongi lihtsalt sellest, et ma ei ole 4 aastat mänginud ja siis nüüd tuli koormus peale, et võib-olla algus ongi veidi kehal harjumatu. Kehal harjumatu, jah. Seljaga oli sul või puusaga oli? Esimene oli puus, jah, mis ma seal graamomängus kukkusin ja siis vahepeal oli põlvega. Põlvega, jah. Kas see tulebki siis sellest, et olgugi, et Wisconsis, me jõuame sinna ka, aga et lõhkusid hirmsasti trenni, aga tegelikult kui mängud juurde panna, siis see koormus kasvab hoopis teistsuguseks?
Kindlasti, et mängimine on ikka hoopis teine tema, mis trenni tegemine, et palju tahad seda trenni, aga mäng on ikka hoopis teised kiirused ja intensiivsus ja see adrenaliin, mis sellega tekib. Ja üle, nagu sa ise kasutasid sõna vist, et liiga hästi on läinud algus või üllatavalt hästi, et ütleme, mis see nagu täpsemalt nagu tähendab, et noh, kui te esimesele mängule Gramole, see oli vist 1. oktoober, nagu sõitsite Tallinnasse, mis mõtetega te siis nagu mängul läksite ja kus te nagu praegu enda meeskonna sellises mingisuguses keemias nagu olete või kohas? No ma ütleks, et kõik algas ikka sellest hooaja eelsetest mängudest, et seal saime Hamburgi ja jaapanlased ja Leegia. Seal saime tuppa enamus ikka, et aga kogemused saime seal tealt kätte ja nägime, mis nii-öelda mõiskonnas meil sisu on ja teadsime, et Gramo vastu see esimene mäng tuleb ära võtta ja nii ka läks. Aga teistpidi, mis ma olen tähele pannud see, et mitmes intervjuus võib-olla teie peatreener Aivar Kuusma ka nagu mainid, et mingil hetkel nagu igal korvpallimeeskonnal tulevad mingisugused mõõnaperioodid ette, et ärge arvake, et see edulugu nii-öelda lõpmatuseni kestab, aga teistpidi mul on tunne, et mingeid mänge vaadates siis on küll neid hetki, isegi kui mängupilti vaadates või kas või see Ogre mäng, eks ole, mis tuli nüüd, see võiti üle kivide känduda, aga te kestate kuidagi need mängud ka ära ja saate isegi need koledad võidud kätte, et see on ka juba mingisugune taseme näitaja ilmselt. Ei kindlasti, et terve hooaeg ei saagi ju lilled ja vikerkar olla, et hetkel ei ole veel seda kaotust nii-öelda Eesti sarjas vähemalt tulnud, see Antwerpi mäng võib-olla on kõige suurem selline mõõn, mis meil on olnud, mis me väljas saime seal 40 või mis me saime, aga muidu ütleks, et jah, on olnud nii-öelda nõrgemate meeskondadega on olnud palju siukest rabistamist seal vahepeal, et aga võidud on tulnud, et oleme suutnud nii-öelda asjad ikkagi mängu jooksul korda saada ja võidu kätte saada. Aga mis sind tulles siia Eesti-Läti liigasse, mis sind mängulise poole pealt kõige rohkem üllatanud on või mis on sinu jaoks veidi selline harjumatu olnud? Ma ei ütleks, et midagi otseselt üllatunud on, et ega ma USAs ka proovisin nii palju, kui ma sain ikkagi Eesti kossu jälgida, aga Eestis ma ütleks, et ülikooli võrreldes võib-olla isegi lastakse rohkem füüsilisemalt mängida, võib-olla Eesti liigas mitte nii palju, aga Euroopa Cupis oli seda kohe tunda, et kui füüsiliselt kohtunikud lasid mängida, et ma tean, et paar meeskonnakaaslased küsisid ka vahepeal kohtunike käest mingit olukordade kohta ja siis kohtunikud panid selle peale, et nad tahavad seda mängu flow'd nii-öelda hoida, et kui sa otseselt nii-öelda pikali ei kuku, et saad lihtsalt vastu käsi, et siis ei vilistata. Saad vastu käsi, on jumal okei. Kapasso sai ka vastu käsi nädal kellegi käest selle Maadoloogiast ja tal oli viga ikkagi. Mis selle olukorra hinnang on sinu poolt? Mängija perspektiivist, oleks võinud jätkata? Ütleme nii jah, et kõik tahavad selle ühe olukorra peale vaadata, aga tegelikult mäng on ju pikk, et meil USAs ka treener ütles, et see võib-olla teed selle ühe mingi äparduse mängu lõpus, aga tegelikult see on ju terve mängu nii-öelda jooksul olnud, et mida sa oled saanud seal päästa. Kui ma tegin praegu väga huvitava tähelepaneku, mida mina vähemalt ei olnud varem fikseerinud, aga kui sa mainisid, et väiksematega on teil ka nagu nõrkas mõna hetki tulnud, aga olete kätte saanud, siis mis sa arvad, kelle vastu top 3 suurimad võidud on see aasta? VEF peaks üks olema. VEF on kõige suurem, 17-ga, ehk siis väga suuri pakke te ei olegi kellelegi pannud. Ja siis, kui see oli 17, siis Gramo oli mis 12. Ja Gramo ongi teine 12 ja Pärnu on ka 12. Ehk siis nagu te olete mänginud Viimsi mõlema Keilaga, aga suurimad võidud on VEF ja Gramo vastu. Ehk nagu päris veider nagu perspektiiv. Eks jah, tegelikult ju vaadata seda, et me oleme esimesed ju tahaks ju nõrgematele pakki panna, aga kui oled tugevatele soppis. Aga kui oled esimesed, siis tead, et kõik tulevad oma parimat mängu tegema, et tahavad ju ikkagi meile selle esimese kaotuse kätte. On seda nagu reaalselt nagu kuidagi nagu hoiakust tunnetada ka väljakul või? Et millegi pärast on äärmiselt nagu motiveeritud vennad teie vastu? Ma arvan, et neil on lihtsalt see, et neil ei ole midagi kaotada. Et võib-olla võidi vabam peale tulla. Aga kui korra seda mängupilti veel võrrelda, siis mis need kaks, ütleme,
põhilist siukest stereotüüp küsimust tulevad alati meestele, kes tulevad ülikooli korvpallist tagasi või on kuidagi ülikooli korvpalliga seotud olnud, et esimene, et öeldakse umbes, et USA-s see on ju see ülikooli korvpall, et see on umbes nagu mingisugune noorte korvpall või laste korvpall, et kui tulevad meestesse, et siis on hoopis teine maailm, et kas see siis tegelikult on nii või ei ole? Üldpildi vaadates ma ütleks küll jah, et mäng on siin ju palju-palju individuaalsem ja seal on ikkagi ju atleedid on põhimõtteliselt kõik koos, et võib-olla ma siin Eesti liigas paistan atleedina, aga seal ma olin 1/1000 äkki, kui sedagi, aga ma ütleks, et minu ülikool vähemalt, me mängisime suht sihukest ikkagi Euroopa stiili korvpalli, et selle transitioniga Eestisse mul ei olnud nagu väga raskusi. Ja teistpidi ongi jah, et öeldakse, et siis et see mäng ise on hästi teistsugune, noh muidugi mingisugused reeglid ka muudavad selle teistsuguseks, aga siis sina peamiselt kogesid seda Wisconsini all, eks ole, ja kui sa ütled, et mängisite Euroopa korvpalli, siis tõenäoliselt see hüpe ei olnud liiga suur. Jaa, et kui sa vaatad, et teised meeskonnad võib-olla mängivad rohkem individuaalselt ja nii-öelda mängujoonist väga pole, siis meil oli ikkagi kindlad nii-öelda play'd ja asjad, mida me enam pealt mängisime. Aga tulles nüüd korra eurosarja juurde, siis lõpuks jäi teil 2 võitu, eks ole, et kuidas ise tundsid, oli teil reaalset šanssi saada edasi või ikkagi need mängud, mis lappama läksid, olid ikkagi sellised, et taseme vahe oli selline, et võib-olla aasta-2 pärast saab alles vaadata? Ütleks paljuski, ei taha vabandusi otsida, aga PC vigastustega oli ka, et ei olnud, ainult võib-olla viimane mäng oli, kus me olime nii-öelda täies koosseisus, et kus oli Rasmus Andre lõpuks tagasi, aga siis oli ju Bernardil mängis valuvõigistitega ja olukord ei olnud kõige parem. Millal Bernardi viimati trennis nägid? Nagu kaasa tegemas ka? See mulje ütleb palju. Eelmine nädal ma arvan. Ikka natuke ikka teeb. Mingi lause käis läbi, et põhimõtteliselt ainult mängib ja trenni väga ei tee üldse. Tal on, äkki hakkab vanaks jääma. Ta on 30 täis juba vist. 31 vist. Siis juba on aeg, jah. Aga ainult Porto siis saite kätte. Huvitav on nagu eriti vaadates teie mängu Rostockiga, see on nagu hämmastav, kuidas Porto Rostocki võita suutis, et teistpidi jah, mitte ei saanud kätte, et isegi nagu loputasite mõlemad mängud, võiks öelda. Mis siis Portos siis nagu, kuidas see võistkond teile niimoodi sobis? Kas klappis lihtsalt? Nagu ma arvan, et klappis jah, et neil, ma ei tea, kaitses neil oli suht lapatuu seal vahepeal, et panime oma kotti ka ja siis oli lihtsam, aga ma ütleks, et kõige esimene mäng oli meil Rostockis ju, et tegelikult ju 35 minutit olime mängus, et seal lõpus lihtsalt panin kõik kotti ja me ei pannud midagi ära, et ütleks selle peale, et see andis nii-öelda enesekindlust, et me võime seal sarjas nii-öelda mängida, aga mängisime 35 minutit, kas me suudame ka 40 mängida nii-öelda iga mäng, et siis võtsime Porto kodus ära, mis oli positiivne, peale seda tuli vist VEF või VEF oli enne seda. Igal juhul üks mäng on siis nii-öelda hea energia järgmisele, et aga siis tuli see kukkumine Antwerpis, et mis seal juhtus siis? Ma ütleks, et nad tulid väga, neil oli ju 0-2 oli vist seis selleks hetkeks ja esimene kodumäng ka, et neil oli seda võitu ikka väga vaja ja tulid nii-öelda väga agressiivselt peale ja me tegime seal alguses palju pallikaotusi ja nad said lihtsaid korve kiirest, et sellega tegid seal vahe sisse ja siis me ei saanud enam tagasi. Väga nagu selles mõttes tundus ideaalne algus, mõnes mõttes nagu kas või arvestades nii graafikut kui ka seda, et te saite kohe teise mängu, saite Porto kätte väga enesekindlalt, et Rostocki käest julgustav mäng, ilmselt grupi favorit, eks ju, et teisena nende järel vähemalt võiks edasi minna ja siis see Antwerpeni mäng lõi nagu jalad alt ära ka veits või? Nagu pärast seda mängu, arvestades teil oli 10-0 oli, tänaseks on 10-0, aga mingi 5-0 oli selleks hetkeks kodusarjas ka. Ega see oli jah, et see oligi see mäng, kus ma selle põlvega poolmängu ka ei mänginud, et see rotatsioon läks ka päris nii-öelda, meil oli mis 10 meest oli kaasas, ma kuksin välja, siis oli 9 ja siis seal vahetati kõik nii-öelda, et ma ütleks, et see oli see mõõn nii-öelda, mis tuli, et
ma arvan, et peale seda saime nii-öelda, see oli siuke hea pealoputus, et peale seda saime nii-öelda jalad uuesti alla. Aga seda uuesti ei tahaks nii-öelda kogeda. Kas sa said nagu esimest korda nagu päris kurja Ever Kuusmat ka tunda enda nahal või? Pealoputustest rääkides? Ei, ma ütleks, et Ogre mängu poolaeg oli nii-öelda hullem kui siis Antwerpi mäng, et Antwerpis ta sai vist isegi aru, et et Antwerp on täna parem ja et meil ei olnud seal väga midagi teha, aga Ogre ju peaks ju ära võtma, nii et No ma eeldan, et sa ei hakka tsitaate ja siukseid asju ei hakka ütlema või nagu väga näitlikult kirjeldama, mida Kuusma teeb, kui ta kuri on riietusruumis vahel, aga kuidagi proovi seda mingisugust impressionit edasi anda, muljet või seda vibe, mis tekib? Ei, ütleks, et see tavaliselt see aasta lihtsalt poolel ei ole mingit karjumist all, et on pigem jutustamine, et räägib, mis meil nii-öelda mänguplaanis oleks vaja parandada, aga nüüd siis Ogre poolel tulid kõik laused nii-öelda karjudes, et äratas meid võits üles. Aga kuidas USAs sellega on, et kas kindlasti on ju ka selliseid agressiivseid treenerid? Sa oled üsna mitme treeneri käe all USAs saanud ka proovida? Ma ütleks, et selle oleneb treenerist, aga ma tean, et meie, Wisconsini treener siis, et enne mind oli tal sellega palju probleeme, et ta karjus liiga palju. Sa tõite maa peale tagasi? Ei, mina ei toonud, et sealt tuli palju kriitikat vist eelmistelt mängijatelt ja veidi abitreenerid said ka aru, et läks vist üle piiri, aga minu aastatel nii-öelda karjumist oli, aga mingit üle piiri asja ei olnud. Aga siin natukene liigub see ülikooli korvpall ka sinna poole, mida NBA kohta räägitakse, et see liiga muutub selliseks mängijate liigaks, et pigem hoitakse mängijatega häid suhteid ja ollakse mängijate treener, kuivõrd lastakse rihmlõdvaks seal karjumisega häälepaled valla? Ma arvan, et see võib pooleli tõsi olla, et nüüd on ju see NIL-i maastik siis, kus makstakse ju raha mängijatele ja kui sa ikkagi kool toob, ma ei tea, paari miljoni eest mingi mängija, siis ma arvan, et mängijat hoitakse veidi rohkem võib-olla kui treenerid, oleneb, kui staažikas treener on, aga see mängib suur rolli see raha seal, ma arvan. Aga kuidas sulle Kuusmaa käekiri üldiselt mänguliselt istub? Minu positiivset algust vaadates ütleks, et istub hästi, et ma ütleks, et laseb nii-öelda mängida meil päris palju nii-öelda, et USAs oli seda tunda, et tegid ühe nii-öelda mingi äparduse või mingi palli kaotuse, siis oli kohe pingi lõpus. Et siin kui liiga palju käru ei keera ja teed vigade paranduse, siis ta nii-öelda usaldab sind. Ma vaatasin välja statistika, sa oled 7 mängu mänginud 10, eks ju, 3 mängu oled vahel jätnud, sul on 13 punkti keskmiselt, mis tähendab, et sa oled 91 punkti kokku visanud ja sa viskasid Wisconsinis 4 aastaga 96. Ehk siis järgmise mänguga eeldatavasti teed juba 4 USA-aastal ära Eesti-Läti liigas. Jah, et ma arvan, see oli peale 3. mängu, kui ma vaatasin Annesele otsa, ütlesin, et ma arvan, et ma olen nüüd rohkem minuteid mänginud 3 mängu. Minutitega said juba mööda? Ei, ma arvan, see ma ei ole... Tänaseks kindlasti ühesõnaga, jah? Ma ei ole vaadanud seda küll, aga siuke tunne oli, jah. Aga kui kaua sul see sisseelamine siis võttis Tartusse tulles, selles mõttes, et olid ikkagi mängu nii tihti ei saanud, aga nüüd olid suht kohe olid üsna nagu kandvas rollis? Toimus suur vabanemine või? Ma arvan, jah, vabanemine ja see mängunälg ja see andis kõik nii-öelda sinna juurde sellele, et koondistega olen ju vahepeal siin, noortekoondistega olen siin ju suvel mänginud mingi U20, mis ma mängisin ja see oli küll ammu, aga mingeid mänge ma olen ikkagi nii-öelda 4 aastaga saanud ja seal trenni kõvasti kütta USAs ja nende teiste vastu mängides, see võib-olla nii-öelda mängukindlust ei anna, aga ikkagi nii-öelda tead, mida sa väljakul teha suudad ja siis nüüd Eestisse tulles ja rohkem mänguaega saades võib-olla nii-öelda see tuleb rohkem välja. Aga lähmegi siis nagu kuidagi nagu sinna süvitsi USAsse ära. Kas võtame enne ülikooli ja võtame enne selle ettevalmistuse osa? Üldse alguseks võib-olla, kui võib öelda, et sa oled TTÜ korvpalli kasvanud ikka, oled suurorgudega ja kõigepealt Viimsi, siis oli vahepeal see oli Graamo ja siis läks see TalTechiks üle. Et kust
hetkel sa tajusid, et hakkas tulema mingisugune huvi sinu vastu välismaalt üldse, et kui ma õigesti mäletan, käisid ka sealt Basketball Without Bordersil see NBA laagri moodi asi, et kus see huvi üldse nagu sinu vastu tekkima hakkas või mis hetkel? Ma ütleks, et see oli äkki 10. klassis, olin Audentse spordigümnaasiumis ka ja siis minu praegune agent, USA agent oli, tal on Euroopast päris palju noori nüüd, et ta oli mind näinud, äkki, ma isegi ei tea kus, äkki mingi Eibel või asi, mis me mängisime ja siis oli mulle kirjutanud alguses, aga sellel hetkel oli nii-öelda neid inimesi palju, kes sinna message request'ide alla nii-öelda tekkisid, et ei tea ju, keda usaldada. Siuke klassikaalselt mingisugused Instagrami need agendid ja nii edasi. Ja, ma arvasin, et see on ka üks nendest. Palju nüüd, kui sa nii ütled, siis kas neid oli mingi 5-6 või need oli mingi mitmekümne? Ma arvan, mingi 10 äkki sellel hetkel, et... Aga kuidas, räägi korra lihtsalt detailselt see lahti, et seda me oleme varem ka kuulnud, aga sul ongi, ütleme, Instagrami tuleb sõnum, seal on mingi stiilis, ma olen John, ma olen agent USA-st, olen viinud mängijaid tippu ja mis seal nagu kirjas on täpsemalt, mis peaks nagu veenma? Ei veennuki midagi, et oma agendi puhul oli see, et ta kirjutas siis... Ka slaidis DM-i muidu või? Ta kirjutas Messengeri minu arust, aga siis ma alguses ei vastanud talle, aga siis Marek Ojamäe oli siis minuga autos samal ajal ja siis ta kirjutas Marekuga, et äkki Markus vastab ja siis Marek nägi selle ja siis ütles mulle ka ja siis hakkasin sealt nii-öelda uurima ja siis kõigepealt ütlesin isale, et kuule, et vend kirjutab, et tunneb huvi, et mis teha võiks vaata. Ja siis hakkasime seal suhtlema ja siis ta leidis mul USA nii-öelda high schooli koha, kus mul nii-öelda oleks võimalik minna. Aga see on lihtsalt, see valideerimine käib nii-öelda lihtsa Google'iga või midagi, et vaatad, et mis nimi kirjutab ja siis teed kiire taustatöö, et kas see on mingi reaalne nagu agent või on mingi naljamees? See sai, alguses oli see lihtsalt, paps ütles, et proovime ära ja vaatab, kuidas läheb, et ega ma ju mingit nii-öelda allkirja ei pidanud kuskil andma, et ma nüüd tema all olen kohe, vaata, et see nii-öelda vabadus oli olemas ja nägime nii-öelda näost näkku ka mitu korda ja siis sealt nii-öelda see suhe hakkas tekkima ja nüüd on nii-öelda mul kodus ka palju ööbinud, et ma ei ütleks, et pereliige, aga nii-öelda ikkagi võib-olla teised ei saa agentidega nii hästi läbi. Aga need nii-öelda teised vennad siis, kas on nendega puhul 100% vendud, need on mingid petuvennad ja niisugused Nigeeria printsid, kes toovad sulle miljonite kaupa raha lihtsalt? Ma ei oskagi midagi arvata, et vaatad seal korra võitad Facebooki profiili peale, vaatad, et on mingi 3 sõprana. Eile tehtud, jah. Et see käib suht kiirelt ühesõnaga. Aga siis hakkasidki sinna prepi maailma poole, keskkooli maailma poole vaatama mingi hetke? Mul noorena käisime nii-öelda Euroopas ka ringi, et käisin Itaalias tryoutidel ja Saksamaal, aga kuna isa oli ka ülikooli korvpalli mänginud, siis see andis nii-öelda indu juurde ka sinna minna ja siis nii-öelda haridus ja korvpalli ühendada ja lihtsam oli nii-öelda läbi USA high schooli nii-öelda, seal saad nii-öelda rohkem pildile, et ülikooli pääseda nii-öelda ühesõnaga. Et võib-olla tänapäeval see on lihtsam, kuna Euroopast läheb tänapäeval 5 aastat. Aga et nüüd Euroopast võetakse järjest rohkem nii-öelda mängijaid ja see nii-öelda USA vaatab nii-öelda Euroopa poole ka rohkem, et võib-olla nüüd on lihtsam sellega. Aga mis need Euroopa klubid olid, kus sa käisid? Bambergi juures käisin Saksamaal. Seal olid juba eestlased ees ka selleks hetkeks? Trell oli seal juurest sellel hetkel, kui ma käisin. Ja Itaalias oli Regiana äkki. Aga siis see oli, ma olin mingi 14 äkki või. See oli ikka noor. Ja sa läksid lõpuks USA-sse ülikoolis, sa olid 1 aasta Eestis ülikooli gümnaasiumisse 1 aasta Eestis ära teinud või? 10. olin Eestis ära teinud, läksin 11.
et see vist on ka natukene, ütleme, ebastandardne, pigem kui minnakse prep-schoolidesse, siis minnakse ju 12-ndasse või nagu 1 aasta enne, eks? Nojah, et tegelikult prep-school nii-öelda USA mõttes on see, et sa oled tegelikult 10 ära teinud ja siis võtad vaheaasta, aga ma läksin algus läksin, tehti nii-öelda uus kool, uus programm tehti, treener oli siis just ülikoolist abitreenerina tulnud. Et oli Cincinnati ülikooli juures, nüüd seal mängib Kerna. Et nii-öelda normaalse tasemega treener oli, meeskond oli ka, selleks ajaks praegu on, ma arvan, et mis meil 12 venda oli, ma arvan, et 10 venda mängis Division 1 nii-öelda ülikoolis. Et see on päris kõva näitaja tegelikult ja üks vend on isegi NBA-s praegu, et ütle nimi ära siis. Bryce McCowan, see mängib Pelicansis äkki see aasta või. Aga seal saime koos olla ainult mingi 3 nädalat, et kuna oli uus kool, uus programm, siis see vend, kes nii-öelda selle kõik kinni maksis, tal oli mingi suur kohtu case ja kõik rahad pandi kinni ja praegu räägime Lincoln Akadeemia. Lincoln Academy, jah, see, mis seal North Carolinas oli. Ja selleks hetkeks olid 17 aastane, me räägime 2019 aastast ja ehk siis sel hetkel veel vedas, et see ei olnud COVID ja see kõik traalvist. Oleks see sama asi kõik olnud aasta hiljem? Siis oleks veidi kehvem olukord, jah, aga peale 3 nädalat seal ma mõtlesin, et mis nüüd, et tulin USA-sse, tegin paar renni ja ongi kõik. Ja mis mõte oli? Lähen Eestisse tagasi, aga õnneks oli selle Lincoln Academy peatreeneriga, siis oli piisavalt hea suhe tekkinud, ega kui ma Eestis olin, siis ta ka nii-öelda palju telefonidel rääkisime, ta tahtis mind sinna saada ja siis leidis mulle nii-öelda uue koolina, kes oli nõus mulle nii-öelda stipendiumi, et ma ise ju ei tahtnud maksta midagi seal. Need USA summad ju, see, kus ma siis läksin, see Massanutten Military Academy, et see kõlab päris ainult. Mis see tähendab? Mõtlen, et kool ei olnud tegelikult midagi, aga ise oleks maksnud 30 tonni selle eest, et seal aasta teha, et Eestiga võrreldes ikka absurdne. Aga räägime, mis asi on Military Academy ja miks üks 17-aastane Eesti poiss peaks sinna minema? Ja mis auaasta sul on siis tänapäeval? Ei peaks. Mina olen kaprel, kes sina oled? Ma olin lihtsalt õpilane. Et tegelikult jah, kunagi see oli ainuke valik, mul oli kas see või Eestisse tagasi, siis ma mõtlesin, et ma olen siis proovin, et tahtsin ju tegelikult ikkagi USA-sse jääda ja ei olnud ilus algus, et sealt abitreener tuli mul North Carolinasse järgi, koolis oli Virginias, ma ei tea, mis see vahe on seal. Ja esimene hommik ärkan üles, üldse see kampus vaatad ja kõik on seal koos ja siis surnuaed on ka kõrval, kohe kooli kõrval, et see oli päris hea esimene šokk. Aga jah, esimene hommik ärkan üles 6:45 selle peale, et tõttar käima, mõtlesin, okei, kuhu ma nüüd sattunud olen. Jooksma ei pidanud, vorm selga, esimene hommik ma ei läinud välja, sest ma ei teadnud, mis toimub veel, vaatasin lihtsalt aknast, tegelikult oleks pidanud välja minema. Aga jah, et vorm selga. Räägime nagu ikkagi nagu militaarsest vormist või? Jah. Või mitte seal oli laiguline oli meil ka, aga see oli siuke nii-öelda võib-olla viisakam nii-öelda siuke. Et rivvi ja kuulame hümni ja Pledge allegiance to the flag. Ja siis marsime kõik hommikusöögile ja siis marsime kõik tagasi ja et nii see oli. Päris raske oli alguses, aga siis hakkas kossu aeg pihta ja see aitas välja, et midagi oli teha. Ma küsin sult, mida tundsid su sõbrad, kui sa neile rääkisid Eestisse jäänud maha jäänud sõpradest, kellele, kas siin läksid 11. klassi, sa olid järsku siukses kohas, kellega sa olid 3 kuud tagasi, et sa veel nagu korra ühes koos 10. klassi ära lõpetanud? Ei, et sellest, et pea vastu sõber. See oli nagu, reaalselt nagu siukene veits nagu siukene ajateenistuse vibe või? Ma ütleks, et meie siis korvpalli pool nii-öelda neid
siis kui me läksime trenni, siis teised hakkasid neid mingi drille ja asju tegema, aga relva said käes hoida või? Käes hoidsin, ei lasknud. Me pidime muidu seal mingi saluudi tegema tegelikult Kossu meeskond, aga teised meeskonnakaaslased ei osanud käituda relvadega ja siis vedas siis ei võinud relva puhastama. Et hakkasid vehkima seal umbes ja lõpetati see ära? Jah, põhimõtteliselt. Et teised tegelikult õpilased seal koolis olid need, kes olid mingi raskesti kasvatatud või tulid mingi vanemaid olnud ja siis olid mingi gängidesse sattunud ja mingi et ei läinud vabavoliliselt sinna kooli ühesõnaga. Aga õnneks me nendega nii-öelda väga palju kokku ei puutunud, et meil oli põhimõtteliselt ainult see nii-öelda Kossu osa. Aga kas see õhkkond oli siis siuke pingeline ka selle seltskonna pärast veidi või? Minu arust kõik oli suht valvel, et midagi seal nii-öelda ei juhtunud ja nad tahtsid pigem meiega lihtsalt sõbrad olla, et käisid selle mänge kogu aeg vaatamas ja nende poolt me ei tundnud mingit aga mis see asi nagu oli? Miks siuksel nii-öelda sõjaväeprogrammil siis mingisugune arvestatav Kossu sats oli ja mingi Kossu programm, või kui arvestatav see oli, võib-olla see oli sul lihtsalt nagu, et üldse USA-s natukene korvpalli mängida, siis see oli nagu ainus ei, ma ütleks, et ma ei tea, kas enne mind seal oli treener, kes oli seal pikalt olnud, mina teda ei kohanud, aga läks pärast siis IMG Academisse õppskoolide seas ikkagi topna. Et mingi tase seal koolil oli kindlasti olemas enne mind ja siis minu ajal praegugi minu arust veel mängivad suht normaalselt, et saime seal nii-öelda prep-liigas veidi kõvemate vastu ka mängida. Aga seal oli teisi välismaalasi ka peale sinu? Austraallane oli äkki või, aga ülejäänud oli kõik usakad. Ja see on nagu huvitav, et sa saad nagu sõjaväelist haridust ka natukene või? Et kas see oli siis nagu segu mingisugusest tavaharidusest ja siis püssi hoidmisest piltlikult öeldes ja siis veel korvpalli ka juurde? Jah, mina tegelesin rohkem selle kooli ja Kossu poolega, et muidu oli see, et sa ei tohtinud tegelikult kampuselast välja minna, kui sa ei olnud mingi teatud nii-öelda mingit auastet nii-öelda saanud, et seal pidi mingi erinevaid teste tegema, aga ma ütlesin, et ma ei hakka sellega tegelema, et kui ei saa kampuselt välja, siis ei saa, vahepeal abitreeneriga mingi poes võisid käia, aga muidu nii et abitreener on kõrval või? jah, aga muidu sealt nii-öelda sellest alast väga välja ei saanud. Kui karm see selles mõttes oli, et stiilis, kui iga eksimuse peale kätekõverdusi pidid tegema ja nagu ütleme, kui võrdleme veel nagu ajateenistusega, et ütleme? Kätekõverdusi oli palju, et ja ma tean, et meil korvpalluritel ei olnud, aga kui teised seal rikkusid reegleid, siis vahepeal vaatasid, kuidas kõnnivad mingi 100 ringi seal kooli ees niimoodi, relv käes ja lihtsalt kõnnivad. Ja seda ikka meeldis teha ühesõnaga ülematele? Tundus küll jah, et ei olnud päeva, kus seal keegi oleks kõndima, ütleks. Aga mille eest karistati siis üldse? No ma arvan ikka halva käitumise ja seal mingi vaidlesid vastu kõvasti ja vahepeal sööklas oli ka, kus toitu loobiti. Klassika ühesõnaga, noored. See hariduse pool, ütleme, see oli nagu reaalne, et käisid matemaatika ja geograafia ja siis sinu puhul inglise keele tunnis, eesti keele tunnis vast mitte, aga et ühesõnaga nagu see nii-öelda klassikaline kooliprogramm, seda sa nagu 11. klass ja tegid edasi ja oli arvestatud tasega? Jaa, ma ütleks, et oli kindlasti lihtsam kui Eestis, et see on kindel, aga et mingi niisama seal päris ära ei saanud, et pidid ikkagi midagi tegema. Ma tahaks hea küsimuse siia vahele veel, et kui Eestis meie õpime Euroopa kaarti, siis kui raske sul on nagu minna USA-sse ja hakata nagu osariike paika panema nagu kaardi peal või kui võõras see nagu sinu jaoks oli? Teadsid, kus Florida on, teadsid, kus New York on, teadsid, kus nii-öelda California on, aga see, mis seal kõik keskel on, see oli kõik nii-öelda 12. vist siis uues koolis õppisin vist neid osariike, et võib-olla kõiki 50 ei ütleks niimoodi praegu ära mapi peal, aga
enamus on ikkagi selgelt. No kaitsevägi või ajateenistus, tean omast kogemusest ka, et jätab sus ikkagi mingisuguse ereda jälje või mis sina sellest ajast nagu kaasa võtsid või mis see sinuga tegi kokkuvõttes? Tiit, sa oled ka kapral või kes? Ei, ma olen reamees. Reamees? Jaa, ma olen reamees. Mats. Ma arvan, et lihtsalt see distsipliin, et iga hommik seal üles, vorm selga, rivvi, kõik marssimised asjad, et seda rutiini ja distsipliini siis kõvasti juurde. Et noh, et kui ma selle läbi tegin, siis järgmine aasta, ma arvan, 10 lõpp on veidi lillelisem. Kas su nimi läks ka kuhugi, ma mõtlen just nagu selles maailmas nagu kirja või fikseerid ära, et sa oled mingi asja lõpetanud või midagi, stiilis kunagi võib-olla saad USA sõjaväelt mingi pakkumise või kutse või... Minu arust vähemalt nende korvpalliosakonna poole peal ei ole seda. Aga muidu see oleks tähendanud, ütleme, tavalistele õpilastele, et nad jäävad kuidagi armeega seotuks? Ma täpselt ei oska öelda, aga ma arvan, et kellele meeldis, siis sai edasi minna kuskil. See aasta sai läbi, teist aastat ei soovinud seal samas teha? Pigem mitte, et siis oli juba piisavalt huvi teistest kohtadest, et kooli... Ja mis su numbrid olid, ütleme, kui sa eestlasena läksid esimesel aastal USA-sse, olid sa nagu selle Massanutani akadeemiast nagu mängumees või? Ja üks põhitegijatest, et ma mäletan sellist statistikat, et olime äkki 14 mängu ära mänginud ja siis vaatasin paberile, et 138 kolmest olen peale või saanud 14 mängu. Ehk siis suht täpselt 10 mängu kohta. Jah, aga protsent oli 37, nii et ei saanud nagu väga kurta. Aga ma arvan, et täpseid numbreid ei mäleta, aga ma arvan, see oli kuskil 15 punkti mängus äkki. Aga see kuidagi, ütleme, head mängud kultiveerusid kuidagi preemiateks ka, et vaba aega natuke rohkem või midagi sellist? Ei, kampuselt ikka välja ei saanud. Vahet ei olnud. Vahet ei olnud, jah. Aga see järgmine kool oli siis, kas oli Ohios? Ohios, jah. Sinna jõudsin niimoodi, et selle Massanutani aasta ajal sain ülikoolide pakkumised hooaja lõpus siis. Et seal kõnesid tuli palju peale ja siis Ohiosse jõudsingi niimoodi, et George Masoni ülikool tundis must huvi ja siis abitreener, kes oli minu mänge kõigenud vaatamas, see võttis siis seal Western Reserve Academy's peatreeneri koha ja niimoodi ma sinna satsin. Ja see oli siis mitte sõjaväeline, see oli tavaline koolikogemus? See oli jah, pigem tavalisem koolikogemus. Kas nagu täitsa tavaline, sest meil siin sama tooli peal on istunud ka siuksed mehi, kes on mingi Christian Academy'd läbi käinud ja mingi nagu knifi nagu juurde saanud, et ei ole ikka nagu see klassikaline kool, aga see oli nagu täitsa nagu tavaline või oli ka mingi suund ikkagi? Ei, ma ei ütleks, et mingit suunda oleks olnud, lihtsalt boarding school, et enamus olid ikkagi, ei olnud kodudes või edasi ühikates kõik õpilased, et ja akadeemiliselt oli see USA mõttes ikkagi veidi tugevam kool, et palju seal see aastamaks oleks olnud, kui sa oleks pidanud seda maksma? Minu arust oli Massanuttan korda 2. Et ja sul igal pool on stipid, on ju? Jah, jumal tänatud. Muidu maksaks elu lõpuni neid võlgasi tagasi. Aga jah, jõudsin sinna, siis oli COVID aasta, et mängime, võib-olla mängimise seal mingi 10 äkki. Ja karantiini oli ka päris palju, et mäletan, et üks tiimikaaslane seal sai COVIDi külge ja terve tiim pandi ühte ühikasse elama ja 2 nädalat seal päevavalgust ei näinud põhimõtteliselt. Aga oli tiimikaaslastega koos, siis nagu vähemalt oli lõbus aegna. Nagu ühes ruumis kõik või? Ühes ühikamajas, aga samal korrusel kõik. Mis see, ütleme, nagu väljund oli, siis natukenegi trenni saite teha või? Lükati teile ukse prao vahelt toitu ja... Ei, mingi hantlit teime kohale ja siis kes tahtis jooksis seal koridoris edasi tagasi ja teised kütsid hantlitega, et
õues saime, ma võib-olla nägin õues päikest peale mingid 5. päeva saime alles välja, et ennem ei lastud. No meil on siin ju Carlos Jürgens ka käinud, kes rääkis minu meelest märtsi hullusest COVID ajal, et umbes, et mingisugused, kuidas trennis oli ka, et kiibistatud vennad. Mingid kiibistatud vennad, mingid eriabivahendid, kuidas hoida seal üksteisest kaugemale, maskid, värgid, kuidas samamoodi oli teil ka, kui saite välja? No meil neid kiipe ei olnud, aga siis kui nii-öelda COVID pihta hakkas, siis ikkagi pidid ju kogu aeg trennis ja isegi mängus pidid maski kandma, et see oli päris õve lingata, ei saanudki põhimõtteliselt hingata, kui sul maski ees on terve mängu. Aga aasta lõpuks oli see nii-öelda veidi kadunud, et siis enam maski ei saanud kandma, aga mingi kiibistamist ja sellist asja meil ei olnud. Kuidas need nõuded on, et kui sa nagu tahad nina välja tõmmata näiteks, siis on kohe kohtunik peab mängu kinni ja ütleb, et tule mees, mis sa teed nüüd? Normaalselt nina ikka, katta kinni või? Stiilis nagu särkpüksis püksis väljas või? No päris nii ei olnud, et kui mõnel võib-olla vajus seal nii-öelda nina pealt ära, siis lihtsalt öeldi, et kuule, et pane tagasi. Seisaku ajal lihtsalt, jah? Jah, et otseselt mingi karmilt ei võetud seda. Aga mis on nagu kõige jaburamad asjad olid COVID ajal, mis sa tänaseks tagasi mõtled, mis oli kõige nagu reitsim? Praegu ei oskagi öelda, tegelikult ju higistad ju mänge kõrval, et mis sellest maskist siis nagu mask päästab. Mask võib-olla siis päästab, jah. Aga kui jõudsid ainult 10 mängu teha, siis kuidas selliste suurte ülikoolide pilti hakkasid mahtuma ja lõpuks Wisconsinis jõudsid? See oligi kõik tegelikult ühtegi pakkumist ma viimase aasta jooksul ei saanud, et et suhtlust küll oli nii-öelda uuemate koolidega ka, aga kõik pakkumised sain nii-öelda selle Massenatoni aasta lõpus. Aga mis seal veel oli sul siis? Pakkumistest või? Jah. Tegelikult huvi oli nagu, mul see abitreener Massenatonis saatis pildi vahepeal, et kes neil helistanud on, seal oli mingi 100 kooli kirjas. Okay. Aga pakkumised oli mingi 15 koolilt, aga ma ütleks, et taseme poolest võib-olla Wisconsin oli siis nii-öelda kõige kõvem nendest, et kust nii-öelda füüsiline pakkumine tuli. Kuskil sa ütlesid välja veel, üks oli Xavier vist või? Xavier oli ja... Xavier, jah. Nebraska oli, kes oli Wisconsiniga samas konverentsis. Mõtlen, kes veel oli. Kas oligi Ohio ka või oli? Ohio oli lihtsalt... Utah oli. Utah oli, jah. Päris täpselt ei mäleta, kes seal kõik veel oli. Kas siis sulle samamoodi, kui asjad veidi tõsisemaks läksid, siis tehakse presentatsioon, kõned peatreeneriga, nähakse sind selles ja selles rollis ja maad ja ilmad lubatakse kokku? Kuna COVID-i aeg oli, siis tavaliselt on see, et sa lähed ülikooli koha peale, vaatad seal, kuidas on, vaatad mingi mängu võib-olla ära, näed tiimi, aga kuna COVID oli, siis mina sellist lõbu ei saanud endale nii-öelda lubada, et vaatasin seal läbi Zoomi kõne, kuidas näidatakse erinevaid hooneid ja... Vana kõndis läpakas käes ja näitas sulle koridori Need pildid ja videod, et... No, ma lootsin, et ikka nagu vaata, ma näitan sulle seda keeras. 100 pikslit. Ei, nii päris olnud, et pildid ja videod olid ja füüsiliselt ei saanud kahjuks koha peal käia. Et esimene kord oligi, kui ma nii-öelda treenerit näost näkku nägin, oli see, kui ma olin juba Wisconsinis sain kirja pandi ja need esimesed suvetreeningud läksid, et päris ebatavaline nii-öelda võrreldes, kuidas siis teised nii-öelda jõuavad ülikooli. Ja sa läksid siis ülikooli aastal 2021, eks ju? Jah. 4 aastat tagasi tol ajal, kui sa sainisid ülikooliga, siis ei olnud NIL leping veel asi, eks ju? Ei olnud, see tuli siis esimese aasta mingi poole pealt hakkas see nii-öelda teema tekkima. Ehk siis, kui see lõpuks tekkis, kui palju see sind nende aastate jooksul puudutas, sa saad kuskil välja öelnud, et raha sa said, aga ütleme, me ei räägi nagu rahamägedest, nagu me räägime teiste vendade puhul. Ei näinud aknast, mis autoga sa siia tulid, aga... Isa autoga, mul endal ei ole autot. Nii head raha ei saanud.
ei no tegelikult oli see, et aastate jooksul, et otseselt nii-öelda mitte-ameeriklasele ei tohtinud tegelikult maksta, on ju. Ja neid nii-öelda dealership või noh, neid nii-öelda brändidega diile teha, et kui seal teised võib-olla vahepeal said mingi, täida see lünk ära ja saad 3 sotti, on ju. Siis, niimoodi oli käib asi või? Teed mingi ühe pildi võib-olla kuskile mingi jook käes, on ju, ja saad 3 sotti, põmm. Aga ma neid asju nii-öelda teha ei saanud, noh. Kõige suurem raha ei ole, aga ikkagi no aitaks välja, noh. Aga ma sain, viimane aasta sain jah, nii-öelda 4 aastast ainukesena raha. Aga see oligi siis, et läbi kuidagi Wisconsini machinatsioonide tehti sulle pakkumine, et jää veel nagu viimaseks aastaks ka ja lisaks sellega, et mingid nilli diilid siis kaasa? Noh, see rahateema, selle tõi nii-öelda agent pigem üles, et ma otseselt, noh, teadsin, et teised saavad ka raha, aga ma arvasin, et see oli nii-öelda laualt ümbrikuga, kes meil seal veel eestlasi oli, aga mingi lahendus nii-öelda leiti, et ei tohtinud lihtsalt nii-öelda USA pangakontole see raha minna, et siis said nii-öelda selle raha kätte. Aga mingid jutud on olnud jah, et umbes, et tehakse mingi laager Euroopas või minnakse korra Euroopas, et mingid rahad ma käisin Tallinna striidil, panin platsi kokku, tegin paar pilti sellest ja siis noh, hea tegevus ja siis sellest, noh, et mingi tegevuse pidid ikka tegema. Okay. Kas, palju sa tead teiste kohta, enda võistkonnakaaslaste kohta, palju see Embasse läinud tüüp näiteks? Johnny Davis. Ja tema oli esimene aasta. John Donja, palju tema teenis näiteks? Ma ütleks, et võrreldes teiste ülikoolidega meil Kossu pool nii palju võib-olla ei teeninud, et noh, kindlasti noh, see oli 6-kohaline ja 3-ga algas minu arust, et aga see on ikkagi, noh, tegelikult on see võrreldes teistega ikkagi väiksemad. Ja, et meil see Nill pool põhirõhk läks ikkagi Ameerika jalgpallimeeskonnale, et ma tean, et võib-olla nüüd see aasta, kui noh, praegune aasta, et Kossu poolele vist anti ka nüüd rohkem, aga mida oli ikkagi põhirõhk seal Ameerika jalgpall. Donja oli kõige suurema Nill lepinguga või? Minu teada küll. Ja kui tema teenis 300 midagi kilo, eks ju, siis ma arvan, Gary Kriisa puhul räägitakse, et vähemalt 2-3 korda suuremad summad isegi temal ju. No täpselt ei tea, aga jutud on sellised. Päris raju, kui Wisconsini kõige suurempalgaline vend teenib nii vähe ikkagi. Kuigi see kõlab natuke naljaka. Kuigi tegelikult on päris suur ülikool ikkagi. Aga kas see tagantjärele tuleme korra sinna Wisconsini alguse juurde tagasi, et mis sul seal alguses lubati ja kas siis need lubadused ja ootused lõpuks ka nagu vastasid tõele või ikkagi ei läinud see nii nagu noh. Lubati 4 aastat kvaliteetset treeningkeskkonda. No tegelikult ei lubatud nii-öelda otseselt midagi, et pead oma koha nii-öelda välja teenima. Ju siis ma seda ei teinud tagasi vaadates, et tegelikult endal ja vahepeal rääkisin seal tiimikaaslastega ka, et noh, et võiks nii-öelda rohkem minuteid ikka saada, aga lõppude lõpuks noh, see oli treeneri otsus ja ega ma tegelikult ei saanud sinna midagi väga teha. Aga mis treenerid ütlesid, olid nendega suhtluses ka sellel teemal? Olin ikka, aga noh, ütleme, et enam jaalt tuli see ikkagi nii-öelda ei tulnud väga otsest infot, et tuli nii-öelda kaarega, et sa oled nagu väga tubli mingi vahepeal abitreener tuli trennis juurde, et kuule, et rääkisime peatreeneriga, et sa oled praegu hästi nii-öelda trenni teinud, et ole valmis nii-öelda järgmine mängima. Lähen siis suure tuhviga järgmine mäng jälle sinna peale ja soendas tehtud, põmm, istun mingile maha, võib-olla saan selle 30 sekki lõpus. Et viimane aasta oli see ka, et hooajalses mängus pandi mind esimese vahendusena sisse, siis tegin seal kohe mingi 2 minutiga 8 punni ja mingi võtsin paar lauda. Mõtlesin, et et see aasta hakkab nüüd tulema, vaata. Ja järgmine mäng kohe, lähen seal mingi 9. sisse, suht mingi lõpus ka veel. Ja ma ei oska öelda, et võib-olla siis hoiti oma sellist rohkem seal. Aga nad andsid sulle tagasiside mõttes ka mingit konkreetset asja ka, et umbes sa pead selle kallal veel vaeva nägema või oligi selline üldine jutt kogu aeg? Võib-olla siis füüsisega ja kaitsepoolega oli nii-öelda
kõige suurema murekohad nende poolt, et noh, et kui seal vahepeal mängisin 4 seal ülikoolis, siis et kui tuleb vahepeal mingi 120 kilone vend, kes hüppab mingi 3 meetrit kõrgele ja siis sorry, aga valge eurooplasena ma ei saa sellele vastu, et punni palju tahad seal, aga ikkagi nii-öelda see vahe on olemas. Aga kas sul on mingi siuke eriti reality check meeles, kus täpselt sellise tegelasega said mürada? Kes jättis nii-öelda suu lahti? Said Sajoniga said mängida või Sajon vist oli enne? Ei, ta oli enne. 2019 draftist. Säki vastu olen mänginud, kes nüüd mängib Grizzlies Säki või? See on ikka suur mees. Peale mängu annad kätt seal kõigile vaata, andsin käe ja siuke tunne nagu 2 kätt lihtsalt pigistaks mu käe kokku, nagu, et see oli julmne. Aga võib-olla siuke, noh, nagu embaa seal Welcome to the League check on ja, et esimene aasta mängisime Ohio State'is ja siis ma ei tea, kus mängib praegu, EJ-lidel oli nimi, võib-olla mängib NBA-s või kuskil, aga pandi mind sisse seal esimene poolaeg, meil olid mingi mehed haiged ka, siis nii-öelda võib-olla usaldas mind platsile, et noh, meie proovis. Kohe esimene rünnak olen kaitses ja vend teeb põrgatuse, püsin ees, teeb käevahetuse, püsin ees, läheb läbi, paneb korra lavastu ja ma olen põmm, põrandal pikali ja tõstab põmm sisse. Et seal ma sain kohe, noh, ma olin ikkagi põlvini maas, et see oli ikka päris paha moment. Et sain aru, et on veel minna. Palju siuksed asjad videodesse jõuavad ja Twitterisse ja Instagramis nagu lendama lähevad ka ja kui halvasti sa tunned, kui sa näed siukseid hetki? Seda vist õnneks ei tulnud. Aga muidu oli või? Nagu sotsiaalmeedias, sa said seda poolt ka tunda või? Et võeti sind ette kuskil? Ennast, noh, platsid ma väga ei olnud ennast sotsiaalmeedias. Mõtled äkki võetigi nagu, et mis meil siuke vend on, kes isegi nagu peale ei saa, et toome Eestist mingi venna ja? Ei, noh, tuli ikka mingi vahepeal Twitteris sealt vaatad, et mis seal on, aga ma nii-öelda tõsiselt seda ei võta, et ei ole mõtet ju teiste inimeste peale, kelle arvamus tegelikult otseselt ei loe mingit energiat kulutada. Praegu lihtsalt väga aktuaalne nagu Stefan Vaaks näiteks, nagu Taeka Möller, tema nimi on ikkagi nagu väga kuum. Ta on küll nagu positiivne näide hetkel, aga sealt positiivsest nagu see kukkumine negatiivsesse on ka päris lihtne tulema, kui sa teed 4 halvemat mängu näiteks järjest. Ei no, seda kindlasti, et oma ülikooliga saime ka seda tunda tegelikult, et võidad, siis on kõik nii-öelda sinuga kaotad, sa oled maailma kõige halvem tiim kohena, et ma arvan, et ei olnud ühtegi aastat, kus sotsiaalmeedias ei oleks olnud, et laske pealine on lahti. Et ja on ikka ametis, et järelikult teeb midagi õieti, et Wisconsin ju tegelikult nii-öelda ajalooliselt on ju March Madnessil palju käinud ja pigem ikkagi võidukam ka olla. Kuule, ma sain minutit ka kätte ikkagi, sa mängisid kokku 4 aastaga 72 mängu, 373 minutit, ehk siis 5 minutit mängu kohta. Päris head olemas. Ehk siis seda sul veel ei tohiks Tartus tehtud olla vist. 7 korda mingi 20 on sul praegu Tartus, pool umbes. Jah. No, mingil määral sotsiaalmeediast rääkides korra siis mees, kellega samal ajal mängisid, kes on seda kõrget ja head tagasisidet, aga seda vastupidist tagasisidet kogenud Gerg Riisa. Ma mõtleks, et Arizonas alguses oli ikkagi suur kultuskuju, aga mingil hetkel nagu võib-olla see ei jõudnud alati sellistesse kõrgustesse, et kas sa olid temaga suhtluses ka ülikooli aastatele? Gerriga väga palju isegi ei ole suhelnud, et noh, vaatab äkki ta aasta veel ülikoolis ja siis hakkad rääkima. Aga mis see tal see variant on veel üks teha, kas sa tead ka? Ma ei tea, kas see on õige, aga minu arust, noh, ma ei tea, kas see tema puhul käib, aga vist kõigile tahetakse 5 aasta anda nii-öelda, et ongi nüüd, ülikool ongi nüüd 5 aastat ja nii-öelda seda redshirti optionit vist enam ei ole. Et ma olen midagi sellist kuulnud, aga ma ei tea, mis asjad jõudnud on. See oleks tal siis, mis oleks 6 või 7 või? 7 oleks. 7 oleks, okei. No kui head raha teenib, siis miks mitte? No ei, absoluutselt. Ja äkki saab nüüd vigastustest ka lahti ja saab vormi, et noh,
oleme ju näinud Gerri Pallipäitsil, et ikkagi ju mängumees. Aga otsid mingisuguse eestlasega seal sidet rohkem kui teisega? Noh, noorteklassidest olen Kirsipuuga olen palju nii-öelda läbi käinud, et ta oli ka USA-s, et temaga rääkisin palju. Kaspar Sepp oli mu 20 koondises koos, siis hakkasime nii-öelda rohkem suhtlema, ta on ju ka nüüd ta on siiamaani seal, eks ju. Kirsipuu samamoodi? Kirsipuu on ka viimast aastat USA-s. Kuidas neil läheb üldse? Seal on ikka raske, et tal endal on ka siin vigastustega probleeme olnud ja ütlen talle, et peavad sõber. Kummal? Kirsipuu. Aga Sepal ma sain aru, et ma olen vaadanud, et ta on vist alustanud ka nüüd enamus mängu, ta vist tegi hea valiku nii-öelda ülikooliga. Ja Karl-Markus Poom, ma ei tea, kas temaga suhtled, tal tundub ka vist Poomiga ei suhtle. Tal on ka päris hästi vist praegu, kui USA poistest rääkida. Aga korra veel seda Wisconsini aega meenutades, siis tavaliselt vist öeldakse niimoodi, et kui sa oled freshman, siis võib juhtuda, et kohe palju peale ei saa, aga mida vanemaks saad, seda suurem tõenäosus on, et rohkem minuteid saad, et kas mingit sarnast juttu lubati sulle ka, et enne kui hakkasid üleminekuportaali mõtlema? Tuli kindlasti teemaks, aga mul oli iga aasta tegelikult oma positsioonil oli vanem nii-öelda vend veel eesna. Et esimesed 2 aastat oleks pidanud siis 1 olema, siis ta sai selle COVID aasta, ehk siis jäi 3. veel ja siis seal tuli veel, ühel vanemal tuli veel 1 lisaaasta peale, et siis jäädi veel ette ja siis nii-öelda toodi väljast ka juurde. Tegelikult mul endal ei tunne, et ma suudan neid üle mängida, aga järelikult treener nägi neis rohkem nii-öelda potentsiaali väljakul kui minus. See on tõesti üllatav, kui nagu, mul on sinu statistika rida nagu lahti, et sa mängisid viimasel hooajal, ehk siis mis peaks olema su tipphooaeg, mängisid sa kõige vähem minuteid üldse keskmiselt. Et seal on jäänud 3,5 minutit keskmiselt mängu kohta. Nagu see on ju tegelikult ebastandardne, ebaloogiline. Et ma sain, sul on vist kõik aastad, teine aasta saime kõige rohkem mängu. Teine aasta mängisid 6,6 minutit, see on ehk 2 korda rohkem kui viimasel aastal. 6,6 minutit, 2 korda rohkem, päris 2,5. Jah, on ebaloogiline, et ei oska tegelikult otseselt isegi kommenteerida, et võib-olla siin paari aasta pärast vaatab, kuhu ise olen jõudnud ja mis teema on, et võib-olla Eesti on treener ja küsin, et oskan mängida, et loodan, et läheb nii, et aga tagantjärele nagu hoia tšekil alles. Küsin, jah. Aga mis suvi oli selline, kus sa kaalusid kõige rohkem ülemineku portaali minna ja miks sa seda lõpuks ei teinud? Oligi vist äkki peale 2 aastat või, kus ma mõtlesin, et need võiks tegelikult minna. Aga siis tuli mingi 3-4 tunnine jutuajamine kõikide treeneritega ja suutsid mind veenda, et tõid näite nii-öelda eelmistest Wisconsini aastates, kus vennad on ka istunud, reaalselt on 3 aastat istunud ja 4. aasta teeb nagu ülihooaja. Ja siis mõtlesin, et tahaks, nagu endale tahtsin ka tegelikult tõestada, et ma suudan nii-öelda sellel tasemel mängida. Ja siis jäin sinna ikkagi pidama ja hetkel võib öelda, et ei suudnud äkki sellel tasemel mängida. Aga kas nüüd on vist nagu raske öelda, aga kas sa kahetsed seda, et sa ei teinud seda lüket või? Ma otseselt praegu ei kahetseks veel, et ma ütleks, et paari aasta pärast saab öelda, kas ma tegin õige või vale valikuna. Aga kuidas millest see sõltub? Nagu praegu näiteks, kui sa teed 2 head hooaega, liigud Eestist edasi jälle, ma ei tea, kuhugi
vähemalt Eurokapi, võib-olla CL-i, võib-olla isegi Euroliiga tasemele, siis sa ütled, et sa tegid õigesti, et sa ei läinud või? Ma ütleks nii jälle. Mis see nii-öelda siis, mis see sinu jaoks õigustab ära selle? See, et ma seal kõvasti trenni rõgasin ja mänguaega ei saanud, noh, et see mängupraktika, et kui ma nüüd Tartus jätkan samamoodi ja suudan veel mingi hüppe võib-olla isegi teha, et siis näitab, et isegi, noh, minu peas, et kui ma isegi ei mänginud, siis ma nii-öelda trennidega suutsin nii-öelda taset piisavalt hoida, et nüüd tulla kohe mängima. Räägi natuke nendest trennidest siis ka, kas sa siis tegid näiteks rohkem trenne kui need vennad, kes mängisid või kas sa nagu kuidagi tegid ekstrat või tegid lisa või hoidsid ennast jõusalis kinni tundide kaupa päevad läbi või? Esimesed 2 aastat, noh tegelikult see oli iga aasta, aga mina tegin esimesed 2 aastat, sest järgmistel aastatel ma lootsin rohkem mängu saada ja siis mind enam ei kutsutud, aga mängupäeval teed ka nii-öelda kõva jooksi ja siis tavaliselt oli 6 venda ja siis mängid seal mingi trille ja siis mängid lõpus 3-3 ka oma vahel, et see mängupäeva jooks oli siis see, mis nii-öelda erines teistest võib-olla. Aga noh, saal oli ju 24/7 lahti, et said iga kell minna viskama, kui tahtsid ja said siis kas selle nii-öelda pallipoisi lauda kutsuda või viskamasina võtta, et tegelikult ju kõik nii-öelda võimalused olid olemas. Ja seda sa siis kasutasid ka nagu aktiivselt? Proovisin nii palju, kui sealt kooli kõrvalt jõudis, proovisin ikka teha. Hariduse poole pealt ka äkki natukene, mis sa said hariduse, eks ju? Mis sa hariduse said? Inglise keeles siis personal finance. Ja kui sa selle nii-öelda lihtsalt ma ütleks, et see on pigem osapoolne, et noh, see on suuresti oli see nii-öelda finantsnõustaja nii-öelda ametit ja siis nii-öelda investeerimist ja kõike sellist õppisid seal, aga suuresti see käib USA kohta, sest me õppisime seal nii-öelda USA taxe ja nii-öelda retirement plan ja kõik siuksed asjad, et need on ju Eestis kõik erinevalt, noh. Ehk siis väga keeruline on nagu üle kanda. Jah, ütleks. Kui sa tahad Eestis selles vallas nagu tööle hakata, siis tõenäoliselt tuleb ennast kuidagi nagu eriharidusega. Jah, tuleb mingid asjad üle vaadata. Aga kas see on sul huvi ka mingis mõttes või? Sest et meil käis kunagi siin Erik Make, kes tõi meile investeerimisest lausa raamatu. Ma ütleks, et esimene valik oleks mingi sports management võib-olla koolis olnud, aga seda nii-öelda seal koolis ei olnud, et aga valiku tegin peale 2 aastat äkki, et läksin nii-öelda selle suunaga õppima, algus võtsin seal nii-öelda neid baasaineid või mis iganes. Aga mul on alati nii-öelda numbrid meeldinud, matemaatika oli koolis suht okei, et see tundus nii-öelda hea suund, kuhu minna ja rahaga ju tuleb osata läbi käia nii-öelda. Sports management on sul isaliini pidi kaasa ka tulnud või? Võib ju öelda, et su isa ikkagi tegeleb selles vallas konkreetselt või see sõnastatakse seda kuidagi teistmoodi? Ei, noh, see ta on Audenteses jah, ja kunagi oli ju Tallinna Kalevis oli ka manager, et mingit moodi küll tuli, noh, nägin, kuidas isa töötas ja võib-olla tuli endal ka väike huvi, aga praeguseks sellega nii-öelda rohkem tegelenud ei ole. Tagantjärele, et sai kõvasti trenni teha, aga nüüd, kui vaadata neid Tartu mänge, siis tegelikult, no mis ise siin oled ka juba öelnud, et paari aasta pärast saab näha, kas see siis oli nagu õige otsus või mitte, aga tegelikult siin nende kuskil 12-15 mängu põhjal võib öelda ju, et pealt näha ei saagi justkui aru, et ei ole nagu 4 aastat regulaarset mängupilti, või tähendab mänguaega saanud. On sul endal ka selline tunne, et üllatavalt kähku said selle pika mänguminutite tunde kätte? Jaa, ütleks küll, aga see teema on ju ka tegelikult, et noh, mul siin pisikasses ka olnud, et näed, et see ikkagi mingit moodi mõjutab see suure koormuse kohe peale tulek, kui mänginud ei ole. Aga muidu jah, ikkagi väga positiivne algus. Ma tahtsin korra selle üleminekuturu asja osas seda ka küsida, et kuidas see protsess nagu välja nägi umbes, et kas sa ise andsid nagu oma ülikoolile teada huvist
ma tahan oma nime kirja panna ja siis kutsuti see kvoorum kokku või on sul seal üldse see nõue vajalik, et anda teada või kuidas see protsess nagu välja näeb? Jah, ma andsin ise teada, et ma vist nüüd otsustan, et panen oma nimekirja ja sa tead, et most likely nagu kui panen nimekirja, siis kool sind on nii-öelda tagasi ei taha, on ju. Et võtad nii-öelda selle riski, et lähed muud nii-öelda kooli otsima. Aga selles mõttes, et kui sa juba nimekirjas oled, siis kool sind tagasi ei taha, aga enne veel üritatakse reeglina? Ei noh, tegelikult ei tea ju, kas tahetakse tagasi või taheta, aga kui nad ise ka näevad, et sa nii-öelda ei ole 100% in, et siis mis me sellest nii-öelda vennast hoiame. Aga nemad tahtsid kindlasti mind jätta sinna ja tegelikult ütlesid ka peale aastaid, et minu roll oli nii-öelda suur selle, mänguliselt võib-olla siis mitte, aga et mis ma trennides andsin ja kõik see. Aga siis, kui nüüd see ülikooli karjäär läbi sai, siis mis mõtted sul olid, mis variandid laual olid? Kas sa kuskil rääkisid ka lisaaasta nii-öelda lootusest? Tuli korra see jutt lauale küll, jah. Oleks ka Wisconsinis olnud või? Ja siis ma oleks kooli vahetanud. Nüüd sa oleks ikkagi lõpuks see sama siis ma oleks kooli vahetanud peale 4 aastat, jah. Et aga see ei läinud läbi. Mis see luupool oli seal? Peatreener üritas, et seal oli vist, et kui sealt üks hooaeg mingi alla 30% mängudest mänginud ja et mul minutid olid nii väiksed, et siis äkki on mingi võimalus nii-öelda 1 aasta tagasi saada. Aga... Ehk siis tõenäoliselt esimese aasta arvelt? Jah, minu arust oli esimese aasta arvelt, aga ei läinud läbi. Nii, aga siis sa nii-öelda jutumärkides paidi ennast kirja ülemineku portaali, et tulla Euroopasse. Kas oli veel variant või sa hakkasid kohe Kalevi ja Tartuga läbi rääkima? Euroopast selleks hetkeks ei olnud nii-öelda mingit huvi veel tulnud, et oligi siin Eestimaal siis. Oli veel mängus mingid Pärnud TalTechid? TalTech oli, Pärnu oli ja tegelikult Evart kirjutas mulle juba siis kui veel ülikoolis olin, et minu arust või siis nats peale seda mingi suve ajal, et mis ma edasi teen ja aga sellel hetkel ma ütlesin, et mul on plaan välismaale minna, aga sinna ma ei olnud ja lõpuks ütlesin ikkagi Tartu. Aga kui on need ülikoolide vahelised suved, siis kas siis ka mõni klubi julgeb agendi kaudu Euroopast huvi üles näidata, et äkki tuled või sellist asja ei ole? Sa mõtled nii-öelda näiteks mingi 2. ja 3. aasta vahel või? No nüüd eriti muidugi, kui on siuksed rahad mängus, aga... Minu puhul see võib-olla ei käi, et ma ju ei mänginud, et siis kus see huvi peaks tulema, et minu puhul seda ei olnud, aga ma arvan, et mingite mängijate puhul võib see kindlasti olla. Sa kuskil nagu mainisid ka, et kui oleks natukene kauem oodanud, siis võib-olla oleks tekkinud ka mingid välismaa variandid sel suvel, aga otsustasid lõpuks Tartu kasuks. Kas oli mingi selline loogika või? Ja, et mingi kindlaid meeskondi minu arust ei olnud, aga agent seal proovis tegeleda, aga Tartu tahtis vahtust saada ja kuna mängisid Europe Cupi ka ja siis tundus, et see on praegu nii-öelda päris turvaline valik nii-öelda. Aga Kalev mängib ka Europe Cupi või mängis? Ja, aga seal olid teised mehed ees minu positsiooni peal, et nägin Tartus mänguminutid veits rohkem. Kui palju Eestis sellises olukorras käib ka ülemaksmine või üle nii-öelda, et üks võistkond maksab summa X ja teine maksab summa X plus 200 eurot, 3 X plus 400 eurot või mängitakse enam-vähem samas suurusjärgus nagu? Ma ei ütleks, et siin Tartu Graamo puhul see nii-öelda suurt rolli mängis, et pigem oligi see mänguminutite küsimus, mille peale ma vaatasin. Ühesõnaga, et Tartus nägid, et sinu positsiooni ja mehitatus annab sulle suurema rolli ja siis, et mitte hakata Toomi ja Kuuba ja Ermetiga võitlema. Jah, et seal oli ju Toom, Kuuba, Ermet olid ees juba, et kes on põhimõtteliselt minu positsiooni mehed,
et nad on ju Grammos juba olnud ja mis ma lähen uue mehena sinna nende minuteid ära võtma nagu, või siis nad võtavad minu minutid ära, et Tartus ma nägin seda võimalust rohkem. Mis sinu selline suurem karjääripilt on, ambitsioon, et kas koostöös isaga näiteks tegeled mingisuguse karjääri planeerimisega ka stiilis 2-3 aasta pärast tahaksin ennast juba seal näha või kuidas sul see üles ehitatud on? Ei ole otsest karjääriplaani paika pannud, et vaatan aasta-aastalt, et samm-sammult proovin liikuda, et muidugi nii-öelda suurem nii-öelda eesmärk on siis Euroligasse jõuda lõpuks välja, et kui see saaks tehtud, siis oleks juba päris roolne vaadates, et ülikooli aastad võib-olla läksid nii mõne. No tegelikult jah, vaadates seda seisu, kus me tänaseks oleme, Tartu liigub võidult võidule, sinu esimene A-koondise kutse, et võib vist täna öelda, et pigem ikkagi oled õige valiku teinud. Jah, ei saa üldse vastu vaielda sellele, et see koondise kutse on ka, annab nii-öelda enesekindlust palju juurde, et Eestist on ju au esindada ja tahaks ju nüüd kodusel EM-il, mis tuleb, et tahaks ju ka nii-öelda meeskonda aidata. Aga kui tihti oled sa olnud Rannulaga suhtluses või kui tihti te olete suhelnud? Rannulaga tegelikult otseselt suhtlus pole olnudki, et kui Jukka veel oli, siis Jukka käis ju USA-s ka igal pool ringi, et Jukkaga oli veidi rohkem, aga Rannulaga otseselt nii-öelda suhtlust pole olnud. Räägiks natuke su isast ka, ma vaatasin praegu, tegin statistika lahti, kui sa saad nii Sloveenia kui Tšehhi vastu peale, sa viigistad koondise mängu arvestuses isaga, teadsid? Tal on 8 kirjas aastatest 97-98 ja sul on praegu nende B-koondise mängudega on sul 6 kirjas, millest 4 mängu on Soome vastu kui suures. Ma ei loeks neid ära. Okay, aga kirjas on sul on. Aha. Ja kui sa praegu nüüd Sloveenia ja Tšehhi kätte saad, siis sul on 8, saad viigi kätte. Aga kui sinul sellest taustast nagu rääkides isa Priidu tuules oli sul nagu võimalus mitte korvpalluriks hakata ka noorena või lihtsalt kuna sa elasid pallisaalis ja nii edasi, siis see klassikaline jutt kõik. Otseselt peale ei surunud. Ei, seda kindlasti, aga mõtlen, et nagu nii loomulikult see kõik nagu tuli. Jah, et ma mäletan, mängudest ei mäleta midagi, aga kui paps veel Piritas mängis, et siis seal Pirita saalis mängudel käimist ja neid asju nii-öelda mingis mälosopis on mingid pildid nagu ees küll, aga alustasin ma üldse mingi kergejõustiku ja siis jalkaga, aga siis Viimsi koolis äkki tuldi Kossust rääkima lihtsalt ja siis mõtlesin, et ma läksin mingi esimese klassi poole pealt, läksin vist trenni ja siis sealt nii-öelda sai see pihta. Et otseselt papsi jäänud, et... Isegi nagu esimese, et mitte on su esimene ala jäänud korvpall isegi? Jah, ei olnud. Kaua sa mingit jalkat ja kergejõustikku tegid? Ma arvan, et jalkat mängisin mingi 2, võib-olla 3 aastat, aga esimese klassi poole pealt, siis kui ma Kossu läksin, et siis sinna meina, et rohkem midagi ma ei teinud. Kas täna arutate ikkagi mingeid suuri otsusi läbi ka? Isaga? Ei kindlasti, et see Tartu otsuse ju rääkisin põhiliselt ise ka läbi, et aitab meid palju küll. Ja tänaseks oskad öelda ka, kumb see parem korvpallur on ikkagi? Mina või Papsa? Jah. Ma arvan, et tal on põlved nii äiged, et ma praegu ei mõtle, kui see praegu üks palju sa mäletad üldse oma isa mänguoskustest ja nendest? Lõpuotsa võiks mäletada ju. Lõpp, siis kui ta seal lihtsalt 3-3 jooksis ja lasi peale, et... Ehk sul on halvad mälestused? Ei, otseselt halva mälestus ei ole. Ma vaatan, et ikka need koondise mängud tulid 4-5 aastat enne sinu sündi. Prime oli seal natukene enne sinu ilmavalguse nägemist. Et ma liiga palju ei ole isa kohta näinud. Aga kas jutud on olnud vägevad vähemalt kodus? Ja mis kõige nagu suurem legend on, mis ilmselt aastalt nagu suuremaks läheb ka
ei no mingit otsest legendi ei ole, aga seda ma küll ei osanud, et ta kõrgemal lõppus kui mina praegu ma kujutan ette, et sihukestes juttudes on see, et esimene aasta räägib, kuidas pani mingi windmill ja see lõpeb kuidagi niimoodi, et vabak ei olnud windmill või midagi sihukest. Iga aastaga läheb natukene kaugemale ja võimsamaks see tonk. ei, selles suhtes nii hulluks nad ei lähe, aga jah, noh see hüppevärk, et seda ma ei tahaks väga uskuda, noh võib-olla ma vaatan praegu talle peale, et põlved haiged ja ei liigu midagi, aga või noh, liigub ikka, aga noh, ei saa joosta selles suhtes. Kahjuks statistikas, koondise mängude statistikas on 2 mängu numbrid kirjas, aga Hollandi vastu 16 minutit 9 punkti ja 6 lauda ka. Efektiivne. Nii palju, kui ma ja 4 stiili on siin kusjuures lausa. Jutust mäletan, siis minu arust need koondise mängud aitsid ka tema nii-öelda USA ülikooli, kui ma ei eksi. Aga mida tema oma USA ülikooli kogemusest sulle oskas jagada, mis sind siis aitas või veenas? No ta ütles seda, et ta tegi 2 aastat minu arust USA ülikooli, et ta ütles, et kui sealt tagasi tuli, et ta sai aru, et temast korvpallurit nii-öelda täisprofi tasemel ei saa. Ja siis tegi 10 aastat Eesti liigat. Ja no selles suhtes, et ta ei jõua kuskile nii-öelda kõrgemale, et sellest ta sai aru. Et rahuldus nagu Eesti liiga perspektiiviga edaspidiseks, jah? Sina seda sama järelust ei teinud õnneks? ei tahtnud, jah. Jah, et nüüd käisime aasta lõpus, käisime USAs veel, noh siis eelmise aasta, kooli aasta lõpus, siis käisime perega New Yorgis ka ja siis tal oli ju, kool oli Brooklynis, noh. Ja siis näitas, kus ta seal elas ja mingi korterid ja siis tahtis kooliga näidata, aga kool ei olnud enam, et oli maha võetud. Aga jah, et ta ütles, et päris rasked aastad olid, et seal, ma ei mäleta, mis need aastad täpselt olid, aga tänapäeval on ju suhtlus nii-öelda palju lihtsam, et on telefonid ja asjad kõik olemas ja noh, mis ta seal läks ja ei saanud ju põhimõtteliselt vanematega suhelda ja Ameerikasse noore poisina. 90-ndate lõpp äkki, midagi sellist äkki oli, üks esimesi, kes läks seal. Ta läks mingi 8 äkki või? Jaa. Need lood ära hirmutanud? Ei hirmutanud. 98-2000 oli San Franciscos. Et siis olid ikka veidi teised, et seda on rääkinud, kuidas taskuraha väga palju ei olnud ja kuidas vahepeal pidi nii-öelda, mis sa sööks 1 päeval ära, pidi 3 päeval ära sööma, et ikkagi oli seal, survive'is, Läks Brooklynis ühesõnaga ka või? Enam-vähem õige linnaosa ka selle jaoks, kus survive'ida. 3-korne Eesti meister on tema, sul hetkel 0. Jah. Aga aasta lõpuks võib-olla ei ole enam 0, jah? No eesmärk on küll selline. Räägime meenest ka või? Jah. Kaasa võtsid sa meile siis Wisconsini näeb välja mängusärk, aga nagu sa kohe täpsustavalt ütlesid, siis kuna sa ei mänginud, sa tegid trennis, sa tõid meil ikkagi trennis. Jah, mõtlesin alguses, et mis ma võiks tuua ja siis... Kõige sümboolsem see tõesti võib-olla omal moel on, jah? Küsisin papsilt ka, et kuule, et midagi ma arvan Wisconsiniga, mis võiks trennisärk. Mõtlesin, jah, mängusärk ei ole mõtet viia, et trenni tegin rohkem, et jah. Räägin nendest treeningtingimustest, see on alati nagu haige teema, kui sinusugused nagu vennad tulevad, kes nagu näevad nagu täiesti teises maailmas oleks. Võrdle siis, proovi seda võrrelda selle Eestiga, kus sa läksid sinna ja nende teiste USA kohtadega ja ka Tartuga. Ja mis seal siis täpselt oli, mis võimalused teil nagu olid? No USAs on seda raha ikka nii palju rohkem, et vaadates isegi nagu saali, et oli ju 17 000 mahutas, et päris ulme nii-öelda need tingimused ka, et jõusaal seal oli juba väga okei ja siis peale teist aastat teeme uue vaata, et mingi 30 milli põmm. Sa ainult tunnistada sellistest tingimustest tegelikult, et mõtled, et Tartul on võib-olla suht nii-öelda
tingimused Eestis on ju, et oma saal ja noh, mitu saali isegi, et kui ühes on mingid asjad kinni ja saad mingi teistes asjades teha, on ju. Aga seal oli jah, et seal oli mängusaal, siis oli treeningsaal, siis oli jõusaal, on ju. Kõik need recovery roomid, mis iganes jutud, on ju. Ja siis mõtled selle peale ka, et käid seal välismängudel ja siis noh, Eestis sõidad bussiga, noh, ma olen arvestanud sellega, et peale ülikooli, noh, see elu ei ole enam nii lihtne ja mugavaks tehtud, on ju. Et sõidad bussiga otse lennuki kõrvale ja istud lennukile ja siis sõidad kohale ja seda ma olen alati tahtnud küsida, kas 0 turvakontrolli on sel puhul või? Ei, tegelikult on ikka, et sa ei saa ikkagi väravati tehta sul eos lahti ja sa ei sõida ei, sõitsime Angaari kõrvale, Angaaris sees näitasid oma ID-kaarti, nõttamise tšeki ja siis vaatasid, et peab paika nii-öelda see piletiga ja siis suht suvaliselt oli nii-öelda, et mõnikord pidid nii-öelda turvast läbi minema, mõnikord ei pidanud nagu. Aga noh, seal oli eraldi lihtsalt lasti... mingisugune ühesõnaga nagu ta ikkagi kontroll on. Ja, aga noh, see võttis 2 minutit, et mingit järjekorda asja ei olnud, et põhimõtteliselt, kui sul turva seda kontrolli ei pidanud tegema, noh, seal pidid mingi koti ette näitama, siis nad lasid sul mingi keha selle piprikella, aga näitasid ID-kaardi ära ja läks lennukile. Aga mis see kõige tumisem, see Läti bussi otsis saanud teha oled juba? Ma arvan, et see oligi alguses, see oli Epa ja Ventspilis, et aga ma ütleks, et arvasin, et see tuleb hullemna, et noh, võidud tuli ikka vaata, see on nagu lihtsam tagasi sõita. See oli minu jaoks nagu mingisugune psühholoogiline murdepunkt nagu Tartut jälgides, et kui sa sealt 2-2 tuled Liepa ja Ventspils võõrsil, siis nagu see võib olla päris hea, vähemalt põhiturniir võiks ikka päris hästi õnnestuda. Tegelikult seda tuleb ka mainida, et ikka mitme aasta jooksul siin varem ka Tartu on kõvasti puid saanud kogu aeg, et üks jama ajab teist taga ja ei mängita kuidagi seda taset välja või mis iganes, aga nüüd on tõesti head ajad, ma loodan, et kõik nagu Tartu staff, Tartu inimesed nagu naudivad ka seda, et lõpuks ometi on nagu siuke üdini positiivne ja teenitult positiivne nagu olustik, ma loodan. Ja, et naudid, seda on mina teie rauaga. Et seda on nagu saalis ka näha, et inimesi tuleb palju nii-öelda mänge vaatama ja tehakse kõvasti lärmi ja mingi, noh, juhtkond on ka ikkagi päris rahul, et Talts ka peale viimast mängu kutsus oli kokku, tegi väikse kõne ja siis ütles, et good job, but you can always do better. Et Eestis 10-0, aga noh, et see Europe Cup see veits jääb kripeldama. Selleks hetkeks, kui saade välja läheb, on kindlasti juba koondise nimekiri ka väljas. Nii et sa võid julgelt öelda, palju tartlaseid täna trenni tuleb lisaks sulle? Peale minu veel 2, ehk siis mina Passa Lips. Ikka see on ka haruldane ikkagi, et tartlased on koondises, ma ei teagi, ja Siimase näeb reaalselt nagu Tartu mängijana koondises oli. Mina ei saa seda kommenteerida. Aga no igal juhul vahva ju. On äge. Sulle ka tartlasena. Mul on, mina olen Tartu inimene. Üks küsimus veel on, sa ühte asja ei maininud, kui sa rääksid USA võimalustest, mis Tartus on. Kas kergejõustik on mõnes oli või? Praegu teil on võimalusi minna Kerksi areenile ka jooksma ja hüppama. No oleks olnud võimalus, aga me ei käinud otseselt nii-öelda. Et ikkagi see oli olemas. Noh, et kui me jooksime, siis me jooksime tollelt suvel kuskil õues, nagu nii-öelda kas mägesi või mis iganes, aga maneežil nii-öelda ei käinud või areenil või kuidas keegi läheb öelda. Seal jooksite suves õues ja siis Mason Newtonis tegite neid ringe, kõnniringe. Ma ise õnneks neid ringe ei teinud. Kas sa sealt said ka nagu midagi kaasa endale võtta, mis nagu seda Mason Newtoni asja nagu meenutama ja mingi barett või mingi siuke asi, ma ei tea. Parajad vorm. Ma võtsin küll jah, kõik need vormid võtsin Eestisse kaasa, et need on kuskil kodus, kuskil kastis. Et korra mõtlesin isegi, kui olin selle juba välja, võtsin treeningsärgi, et tegelikult äkki tooks midagi sealt Matsenatoni asjadest, aga ma mõtlesin, et kurat, ma ei tea, kus need asjad on, et las jääb. Ei, las need olla selleks korraks, kui sa teine kord näiteks tunnedki, et pulss on kõrge kodus on ju, siis paned need selga, lähed teed ümber kortermaja paar tiiru, et siis teeb rahulikus. Vägev, ei, tore, et Tartus on head ajad, tore, et sinul on head ajad ja... No lõpetuseks siis, kas tiitel tuleb ära ka? Hea küsimus.
või mõlemad tiitlid? Ole aus, vasta realistlikult. Vasta realistlikult. Palju on ümmargune. Siit me saime kõik teada, mida meil vaja oli. Jaa, kõva, äge. Edu sulle koondises kindlasti ja siis edu sulle nii-öelda nullsaldo säilitamisega Eesti-Läti liigas. Loodame, et 2025 vähemalt see esimene kaotus ei tule. Noh, loodaks küll, jah. Mõõn, ma arvan, kuskil tuleb, aga kui suur see mõõn tuleb, see on järgmine küsimus. Jääme siis mõõna ootama. Isiklikult ei jää, aga kui te tahate jääda seda mõõna ootama, siis võite jääda. Ei, ikka jääda, ainult head. Ma vaatan kiirelt, kas 2025 on veel jäänud. Kuule, nüüd tuleb 3 kodumängu järjest. LU, Valmiera, Ventspils. Selli võõrsil on 27. detsember. See on nagu sükene võtmekoht, et kui sealt ära tulete, siis teete selle aasta lõpuni. Jah, selge, aitäh sulle ja edu. Suured tänud kutsumast. Rünnaku lõpuni on 10 sekundit. See on meie võimalus nüüd. Me oleme seda mängu korra juhtuni. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor. Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? 5. veerandajal tabab märki iga öeldud sõna.